head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Ilusat päeva teile kõigile. Täna meil, mul on klapid pääste, näete. Meil on otsesaade Narvaga, Narva linnaga, Eesti 3. linnaga. Me oleme siis ühenduses sihukese mehega, Narva volikogu liikme ja õpetaja härra Mihhail Stalnuhhiniga. Tere, Mihhail! Tere päevast! No, lugesin siin paar nädalat tagasi, et teil on seal halb olukord, Eesti rahvas nutab kohe, et tõsteti kordades siis soojumakse ja inimesed on väga vihased, korjavad allkirju ja kohe tulevad tänavale. No täna nad ei ole tulnud. Mis seal juhtus siis? Eelmine aasta meil juba tõsteti sooja hinda umbes 60% ja tänavu siis see kordus juba detsembrist alates. No see ise hind, see keskmine meetri kohta, see on erinevates majades erinev, aga mõnes majas on 2 eurot meeter, mõnes majas on 3 ja on isegi selliseid, kus on circa 4 eurot meeter. Ja muidugi see ei jäta inimestele üldse mingit võimalust kuidagi planeerida oma elu või kas või midagi kokku hoida ja tähendab, tõesti see ajab lihtsalt sellisesse, ma ei oska nüüd... Kurjaks, kohe kurjaks. Ei, kurjaks, mis siin kurjaks, siin on vaja midagi ette võtta ja siis ilmus see petitsioon, kus räägitakse sellest, et on vaja hindasid alandada ja nii edasi ja nii edasi. Nagu sa suurepäraselt aru saad, keegi soovib seda ära kasutada, see on ju valimiste aasta, eks ju. Tegelikult toodab sooja Eesti Energia, müüb seda Narva soojus ehk Enefit, eks ju, ja tegelikult kinnitab neid tariife Konkurentsiamet, aga protestima nad kavatsevad tulla just nimelt linnavõimu hoone juurde, Raekoja juurde. Ja see selgelt näitab, et see on puht selline poliitiline kampaania. Suunatud tegevus kellegi poolt. See pidi olema suunatud. Kui sa juba alustad sellist protsessi, siis keegi peab sellega tegelema. Kes see keegi on? Praegu veel selge ei ole. Inimesed tõenäoliselt isegi saades aru, et protestist, mis on pööratud kohaliku võimu poole, kuigi otsuseid võetakse vastu enamasti Tallinnas, mingit kasu ei ole, aga esialgu nad saavad sellise flööri nagu oleks nagu pilt ees, et need on need rahvakaitsjad, eks ju. Ja pärast selgub, mis erakondadest või mis rühmitustest nad tegelikult on. Praegu see täitsa kindel ei ole, ma ei hakka kedagi süüdistama, siin on võimalik eksida. Aga ütleme, et selge on, et keegi suunab seda tegevust, keegi suunab. Ja midagi siin maailmas siis sama... Kuule, aga ma juba sellel teemal olen rääkinud ja minu arvates see on inimeste ärakasutamine oma eesmärkide nimel. Siin oleks vaja rääkida sellest, et kui võetakse mingeid otsuseid, kusjuures selliseid, mis puudutavad 10 ja 10 tuhandeid inimesi, mitte keegi eelnevalt ei tee analüüsi, isegi ei ürita kuidagi teadmiseks võtta, milline majanduslik olukord on ühes või teises regioonis ja kuivõrd võimalik on üldse üks või teine hind muuta, kuidas see mõjutab kohalikku olukorda.
no see puudutab mitte ainult inimesi, see puudutab meie asutusi, see puudutab meie ettevõtteid, see on väga tugev löök meie vastu. Aga kus tuleks alustada, ütleme, soojatootja on teil samast külje all, ammusest ajast juba. Ja miks tema ei saa täiskäigul töötada? No küsimus on ikka selles CO2-s. Meil kunagi oli Narva elektrijaam ehitatud, ma olin kunagi Savisaare ajal, siis kui ta oli majandusminister, ma olin ju Eesti Energia nõukogu liige. Ma olen neid dokumente lugenud, kõik mis seal arhiivides on ja kunagi oli seal kirjas, et vaata, meil on 2 elektrijaama, eks ju, külje all. Üks on Eesti elektrijaam, see oli ehitatud just nagu energiat tootev üksus, aga Narva elektrijaamad olid ehitatud nagu tsentraliseeritud katlamaja Narva linna jaoks. Ja meil linnas sellepärast pole kuskil olnud selliseid katlamajasid, eks ju, no igas kohas neid on, mingi arv on ikka olemas. Meil neid ei ole, me sõltume täielikult sellest samast Narva elektrijaamast. Siis tuli see, olgu ta neetud roheline laine, kogu see poliitika, mis on seotud energeetika lõpetamisega, aga koos energeetikaga lõpeb ka soe tootmine. Selles on see probleem. Ja nüüd räägitakse sellest, et valitsus eraldab või eralda mitusada miljonit selleks, et ehitada gaasikatlamaja Narva jaoks. No ja kuidas te kujutate seda ette, kui võtta aluseks praegune gaasi hind? No ega see ei saa homseks. See ei saa homseks valmis. Kuule, seda on veel vaja projekteerida. Pluss sellele me teame suurepäraselt, kuidas need uued ehitused pärast toimivad. Võta kas või see Auvere jaam või need uued plokid või põlevkiviõli tehas. Ükski tööstus ei lähe käiku varem kui kurat poole või aasta pärast või aasta pärast. Noh, meil on selline põlevkivi, mis eeldab, et sellega tegelevad spetsialistid, kes teavad temast kõike. Ja tavaliselt need, kes tulevad ja selle põlevkiviga hakkavad midagi siin üritama, nad lihtsalt ei saa aru, mis sorti kütusega neil tegemist on. No kahjuks on niiviisi, no mis siin ikka teha. Nii et see on terve linna jaoks tõeline kriisiolukord ja mõeldud see igal juhul oli mitte Narvas. Meist see ei sõltunud ja meid pole mitte keegi mitte kunagi küsinud sellel teemal. Ja ma mõtlengi, et sellised soojusjaamad teie ümber, nagu Narva soojuselektrijaam, või see on või? Et te peaks sooja saama seal praktiliselt 0 euroga. Ei, nii see ei ole. Tähendab, omal ajal, kui 2002. aastal, kui ma ei eksi, meil järsku tõsteti sooja hinda. Mina olin siis volikogu esimees. Ma läksin linna nimel sain volitused volikogust ja läksin kohtusse ja see kohtu case venis nii umbes 5 aastat. Ja siis põhiline küsimus oli selles, et kui teil on elektri ja soojuse koos tootmine, siis kuidas jagada neid kulusid ja tulusid, mis sealt tulevad, sest neid skeeme mälu järgi, ma mäletan, neid oli oma 13, aga põhilised olid füüsiline jaotusskeem ja rahanduslik jaotusskeem ja riik ikka valis selle, mis talle kasulikum on, mitte linnale.
ja sellega me tegelisime väga kaua, käisime rääkimas nende inimestega, kes elektrijaama ehitasid, nende hulgas oli üks akadeemik Borovkov, käisime Helsingis soojatootjatega rääkimas ja Ameerika saatkond isegi organiseeris mulle sõidu Ühendriikidesse ja ma käisin 7 osariigis vaatamas, kuidas seal see koostootmine toimib ja millise skeemi alusel jaotakse neid kulusid ja tulusid. Tänu sellele 5 aastat hind seisis kohal, aga mitte keegi ei võtnud sellest otsust, lõppes sellega tulemuseks, et Energiaturu Inspektsioon vist tollal lõpetas oma tegevuse, need funktsioonid läksid Konkurentsiametile ja see edukalt kinnitab neid hindasid, mis tapavad linna tulemuseks ära, nii et ütleme, et see on selline suunatud tegevus, kuna kõige suurem vene elanikkond elab Narvas, et see on nagu riigi poolt pahatahtlik tegevus. Kõige suurem vene elanikkond elab Tallinnas. No. Aga see, et linnast kellelgi kahju ei ole, vaata 99. aastal oli siseminister, sa vist tunned teda, ta on praegu mingi kutsekooli direktor vist, Tarmo Loodus. Tean väga hästi. Ilus habe oli tal. Tähendab, ta käis Keskerakonna fraktsioonis rääkimas haldusreformist. Ja ma vaatasin kaardi, kus Eesti oli ilusasti tükkideks lõigatud. Tähendab, haldusreform juba tolleks ajaks, juba mingit aega oli ette valmistatud, kuigi see võttis veel oma 15 aastat selleks, et lõpuni viia see töö. Aga sellel kaardil oli Narva punases ringis ja ei kuulunud ühtegi nagu maakonda. Mul muidugi hakkas huvitav, et mis jama see on, et kuhu siis Narva jääb. Ja siis ma kuulsin vastust, et see on selline linn, mis tulemuseks, millest saab selline väike asula, kus elavad ainult pensionärid ja energeetikud, seda tööstust, mis Narvas vaja ei ole kellelgi vaja. Tähendab, see suund poliitikas, see tegelikult on olnud juba algusest peale. Ja Kreenholmi manufaktuuri enam ei ole, kus töötas 13 000 inimest ja mis andis 25% kogu produktist mõnel aastal. Ja ei ole tehast Baltiets ja ei ole palju mida veel ja nüüd lõpetab tegevusega energeetika. Nii et jah, see on suunatud tegevus, see on algusest peale niiviisi olnud. No, võta seda faktina. Ma küsin sinu käest, et ma mäletan seda Kreenholmi lugu. Põhjuseks toodi, et ei ole kuhugi seda toodet siis turustada. Kas see oli õige jutt? Õige jutt on siin see, et meil ei olnud enam seda odavat puuvilla, mis Nõukogude Liidu ajal tuli sealt Kesk-Aasiast, eks ju. Õige jutt on see, et kuskil Euroopas ei ole säilinud ühtegi kangatööstust, välja arvatud mõned sellised haruldased asjad nagu kobelänid ja sellised kallimad tooted, mida ei toodeta miljonites meetrites, aga nii mõni 1000. Ja meie tööjõud, me peame vastama siiski oma kriteeriumitele ja see mitte kuidagi ei saa konkurentsivõimeline olema selle tööjõuga, mis on Pakistanis näiteks, kus toodetakse praegu Pakistanis, Indias ja selles regioonis väga odavat kangast. Nii et
ühelt poolt see oli juba ette määratud. Kui sul on olemas siseriiklikult sellised võimalused, et saada odavat puuvilla ja on tohutu turg, kus sa saad seda müüa, see on üks küsimus. Siis see on tõhus ja kasumlik tegevus. Kui sul seda ei ole ja sa pead turul konkureerima väga odava kaubaga, mida toodetakse kuskil Kesk-Aasias või Lõuna-Aasias, igal pool, kus seda puuvilla siis kasvatakse, siis sul ei ole mitte mingit pääsu, sa ei saa seda teha. Vaata, kunagi oli ju Ühendriikides üks suuremaid kangatööstuseid. Sa ju tead, eks ju. Kõik need lõunaosa riigid, tänu millele see eksisteeris ainult sellele, et oli odav tööjõud. Need sama torjad, kes seal töötasid ja peale seda, kui see võimalus kasutada seda kõige odavamat tööjõudu kadus, siis kadus ka see tööstus. Mingit aega, nagu me teame kirjandusest ja kinost, see veel eksisteeris vanglate taustal. Tähendab, inimene pandi vangi ja pärast ta pidi kas teid ehitama või kivi lõhkuma või töötama kangatööstuses. Ma olen mitut filmi näinud, kus mehed sellega tegelevad, kuigi see on enamasti naiste töö. Meil vähemalt oli see nii. Kui ka seda võimalust ei ole, siis see tööstus lihtsalt kaob. Ta ei ole konkurentsivõimeline turul. Et ma küsin, et Narva Kreenholm, kus töötas 13 000, võtame enamuses naised. Kas tol ajal Eesti riik ehk valitsus otsis võimalusi midagi leida nende naistele tööd või lihtsalt tervita? Mingid ümberõppe kursused on ju alati olnud ja kord on neid rohkem, kord on vähem, aga selge see, et ümber õpetada inimest, kes alles ta töötas, tal oli 30 tööpinki, kus ta tegi ühte ja sama operatsiooni hommikust õhtuni ja temast teha keegi teine. Inimesed lihtsalt läksid laiali ja hakkasid otsima ise endale tegevust. Ja kuna meil see teenindussfäär on nõrk olnud ka Nõukogude Liidu ajal, siis erilist suurt pääsu kuskile mujale ei olnud. Mingil ajal siis, kui Kreenholm hakkas kahanema, hakkasid Narvas ilmuma õmblustootmised. Erinevad tsehhid, kus õmmeldi sedasama voodipesu näiteks ja neid oli üsna palju. Aga see natuke see päästis selles täpselt nii kaua, kuni Kreenholm veel tootis mingit kangast. Siis, kui seal hakkas lõppema, siis need tekstiilitööstused, need ka pidid uksed sulgema. Ja kuskil 90ndate lõpus algas siis Narvast juba võib nimetada, et massiline migratsioon, inimesed hakkasid tööd otsima Soomes, Rootsis, Norras, igal pool üle maailma. Ma ei mäleta, kas ma olen sulle rääkinud, ma 2000. aastal olin Londonis ja seal ametlik delegatsioon ja meil oli ees üks puhkepäev. Aga küsiti, et äkki me tahame mingit üritust endale või mingit kohtumist või veel midagi. Siis ma palusin, et kas oleks võimalik vaadata, kui palju Londonis elab neid migrante, mis on tulnud Eestist ja konkreetselt Narvast. Ma tahaks võib-olla kellegagi kohtuda, et rääkida, et kuidas neil elu läheb siis, kui nad on kodust ära sõitnud.
ja mulle öeldi, et see ei ole täitsa nagu seaduslik, et need on isikuandmed ja neid ei aga noh, kui juba selline palve on, siis me püüame teha midagi ja paari tunni pärast mulle öeldi, et suures Londonis, see on üsna suur agglomeratsioon, see palju suurem kui mida London endast kujutab, aga suures Londonis oli tollal 2000. aastal elanud juba 300 inimest, umbes 300, kes 90ndate jooksul lahkusid Narvast ja siis panid elamise paika just nimelt seal. Sa kujutad ette, see on ainult ühes kohas, kus juures Inglismaas ei ole see riik, kuhu läks kõige rohkem narvakaid elama. No, seda pole keegi paberile pannud täpseid andmeid, aga mulle tundub, et siiski Saksamaale läks mõnevõrra rohkem kui Inglismaale. Ja meil on väga palju Narvast läinud inimesi Soomes, Rootsis ja Norras, Iirimaal ka. Nii et siis, kui kogu see tööstus hakkas kokku vajuma, siis toimus paralleelselt veel see protsess, et inimesed hakkasid laiali sõitma. Nagu öeldi, kuidas see lauses kõlas, Čmodan Vokzal Rossija. Mäletad seda? Aga ütle, ütleme seal tippajal, nõukogude ajal elas Narvas elanikke? Nõukogude ajal olid kaks linna koos, Narva ja Narva-Jõesuu, ja tollal Narvas siis oli 75 000 inimest ja Narva-Jõesus 5. Praegu Narva-Jõesus on, Viktor, kui palju? Umbes 2500, jah? Ja Narvas on 52 000. Kohutav rahvaste ränne on. Kuule, igas suunas. Ma olen ikka mööda Eestit käinud ja ma olen näinud neid kinniklobitud maju igas asulas, kus ma olen olnud kõige rohkem kuskil Otepää lähistel, kus on imekaunid kohad, eks ju, ja sa sõidad ja mingi küla, sõidad sellest läbi ja iga kolmas maja seisab kinni pandud. Läheme edasi ja ma lõpetan siis oma mõtte, et ma üldse ei taha öelda seda, et Narvat on pigistatud rohkem kui kedagi muud. See on meie spetsiifika, et meil katlamaja asemel oli elektrijaam, aga tegelikult me saame suurepäraselt aru, et kogu Eesti on praegu väga raskes olukorras ja töötusega, investeeringutega, krediitidega, riigi krediitidega on lood nii, nagu on. See on väga kehva. Ja kahjuks siin juba süsteemselt mitte keegi midagi muuta ei saa. Kas peaminister on käinud teie juures Narvas? Kuule, no mida see muudab? Näeb olukorda ja oskab lahendus leida. Kurat, mida ta näeb? Ta näeb seda, mida ta tahab teha. Imelik on see, et keegi veel arvab, et see, et mingi kõrge ametnik tuleb kuskile kohale, et see võib midagi muuta. Mida ta muuta saab? No kui Trump saadab nüüd rohepöörde pikalt, ma arvan, siis lasevad Eestis ka need ohjad lõdvemaks. Kuule, me just täna arutasime seda oma stuudios ja ma avaldasin sellise arvamuse, et meil see ülemine rahvas sealt Stenbocki majas, neil on väga pikad juhtmed. Enne kui nad saavad aru, et midagi on maailmas muutunud, möödub ikka aastaid ja aastaid. Nii et
ära sa looda seda, et see toimub niiviisi, et tuli keegi uus, keegi tark, kes midagi oskas teha ootamatult, et tekib selline küsimus, tõesti nii oli ka võimalik või? Et kas tõesti oli võimalik elada niiviisi, et me ei alluks ülevalt tulevale diktaadile, aga kaitseks oma riigi huvisid. Kas see tõesti võimalik on? Enne kui nad seda aru saavad, möödub aastaid ja tõenäoliselt nad ei saagi sellest asjast aru. Me just täna arutasime, mille poolest erinevad siis näiteks Läti, Eesti, Soome sellisest riigist nagu Island. Ja seal on väga selge vahe. Island mitte, vähe sellest, et ta mäletab, et nad on kunagi olnud vikingid, eks ju, nad elavad nagu vikingid, nad kaitsevad ennast, oma riiki ja oma peresid. Meie elame niiviisi, nagu meil oleks 10 elu elada, see ei õnnestunud, et siis tuleb teine, siis teeme kuidagi teisiti. Kurat, keegi ei taha näppugi liigutada selleks, et muuta olukorda riigis, kus tal on tegelikult peamine jõud. Ma mõtlen praegu Eesti valijat. Nii et... Aga millest see tuleb, et nüüd on Raik Sots on seal linnapea ja kuna Sotsid on koalitsioonis, siis meedia peaks nagu positiivselt kirjeldama Narvat, aga ta teeb seda vastupidi, negatiivselt. Kuule, meil ei ole volikogus mingit erakondlikku jagamist. Me saame aru, et inimene võib olla sots ja olla tore inimene ja võib olla keskerakondlane ja viimane siga. Vabanda, Toomas, ma tean, et ma veidi siin võisin solvata ka sind, aga me tegeleme siin kohaliku asjaga, kohaliku eluga, oma partei jutte jätke palun selle Riigikogu tribüüni jaoks. Meil on ükskõik, mis erakonnast on inimene ja ma räägin seda täitsa tõsiselt. Meil on vaja, et ta oleks asjalik ja saaks oma asjast aru. Ja et ta ei oleks müüdav, see on ka väga tähtis. Nii et olgu mis on, olgu ta mis tahes erakonnast, inimene maksab täpselt nii palju, mida ta oskab teha ja mida ta teab. Kui nüüd tagasi tulla veel Narva tööstuse ja omal oli Narva väga võimas linn, kus oli nii palju ettevõtteid, nagu sa lugesid. Mis seal praegust järgi on jäänud? No praktiliselt midagi, välja arvatud see, et meil on üks väga tubli mees, kelle juures on käinud kõik Eesti peaministrid ja presidendid. Ma ei ole volitatud teda nimeliselt kiita raadios, ma ei tea, kuidas seda vastu võetakse, aga tal on üks tööstuspark, kus õitsengu ajal oli 39 ettevõtet ja tõesti tema juures käisid õppimas kõik meie ministrid, peaministrid, presidendid käisid vaatamas ja nii edasi. Tähendab, see veel elab edasi, kuigi on raskustes. Siis omal ajal ma 2 aastat otsisin võimalust, kuidas saada riigimaad selleks, et teha veel üks tööstuspark ja me selle saime peale 2 aastat sellist käimist, kus me kogu aeg tõendasime, et kurat, meil on seda asja jaoks vaja. Ja seal on ka mõned ettevõtted tekkinud ja nagu see magnetitehas, see, mis varsti hakkab juba uksi avama ja hakkab, töölisi ta võtab juba praegu, tegelikult valmistub juba selleks, et alustada oma tööd. Aga nendest vanadest ettevõtetest pole suurt midagi jäänud, mööblitööstust ei ole, kui säärast energeetika. Väga hea, Narva mööbel on mina ostnud ka selle omale.
jah, me oleme sellest juba kunagi rääkinud. Nii et midagi veel toimub, aga mida kallimad on ressursid, elekter, gaas, soojus, seda vähem on tõenäosus, et uued investorid hakkavad meile tulema. Ja kuna see ressursi asi puudutab kogu Eestit, siis on arusaadav. Täna just lugesin artiklit selle kohta, et välismaalased artiklis oli öeldud, massiliselt hakkasid müüma kortereid Eestis. Raske olukord pluss see, et kogu aeg keegi ulub sellest, et varsti tuleb Putin ja võtab enda alla, kurat, kes normaalne inimene siis tahaks oma omandist niiviisi lahti saada, selle kaotada. Nii et, aga ma ütlen, et see puudutab mitte ainult meid, see on igas kohas, tähendab teha nägu, et ainult Narvas on sellised asjaolud, see tähendab valetada iseendale. Kui mõnes linnas, nagu seal, kus sa oled, on selline suur ettevõte nagu Tartu Ülikool, millel on oma eelarve, kunagi räägiti, et sama eelarve, mis Tartu linnal, no siis kunagi kuidagi ikka jääb vee peale. Aga kui on mingid tööstused, mis on seotud ressurssidega, näiteks metsamajanduses, ja enam seda ressurssi ei ole, see lihtsalt kaob. Ongi kõik. Ja see toimub igal pool. Need inimesed, kes räägivad, et Putin tuleb kallale, neile peaks tablette anda, mitte ühte või mitu. Nii et see on nii rumal jutt, aga see on teatud poliitikute huvides ja seda pole mõtet rääkida. Keegi tuleb meile kallal, me ise ei tule endale. Aga praegu tundub, et meil on ise endale kallal tulnud. Ja ma tahan küsida, palju seal Narva linnas täna töötuid on? Vaata, siin need arvud on... Need tegelikult, neid peab võtma väga ettevaatlikult. On olemas otsene tööstus, need on need inimesed, mis on registreeritud, eks ju, aga minu arvates on palju rohkem neid, kes juba on selle võimaluse kaotanud, kes või lihtsalt ei näe sellest börsist midagi head enda jaoks ja tegelevad vaikselt oma asjadega. Aga arvata võib, et 3-4 tuhat, see on nagu vähemalt. Oota, mitu protsenti see on, siis see ei ole 10%-gi või? Ei, see on rohkem, sest kui sa töötuid arvestad, siis sa pead seda võtma mitte kogu rahvastikust, aga töötavatest inimestest. Ja siis see arv läheb üle 20%. Meil on olnud sama kehva olukord 90-ndatel aastatel. On juba selline asi olnud, aga nagu ma rääkisin, siis oli väljapääs, siis sai migreerida Rootsi, Soome, Inglismaa ja kergesti leida töö ja lõpetada kõik oma probleemid sellega ära. Praegu seda võimalust ei ole, vot milles on asi. Ja enne saab teid välja, et inimestel on hirm ja sellepärast ei julge ka välismaalased tulla Narva. See on väga ilus koht. Sanatoorumiga töötab teil seal või? No see on Narva Jõesus, töötab ikka, aga kunagi oli niiviisi, et mõnes spaas, siin ma pean lihtsalt fantaseerima, aga mulle tundub, ma olen seal ka pidevalt käinud, eks ju, aga tunne oli selline, et enamus oli neid turiste, mis tulid Venemaalt. Neil oli omal ajal väga mugav. Peterburis sa ei pea lennukiga lendama, sa ei pea neid tolliprotseduure
pikki kuskil lennujaamas täitma ja nii edasi. Kui sul on vaja paariks päevaks lihtsalt puhata kuskil Euroopas, sa sõidad paari tunniga, oled Narva-Jõesus Peterburist tulles ja palun sulle, sul on Euroopa käes, ongi kõik. Nii et teatud hetkedel, eriti siis, kui Venemaal need pikad puhkepäevad, neil on 10 päeva näiteks peale uut aastat on üks suur pühapäev. Keegi ei tööta. Siis olid need spaad lihtsalt täis neid turiste. Praegu on piir kinni, see suund on suletud, praegu kasvab seal Eestist tulijaid, see arv kasvab. Aga mis ma tahan sulle öelda, mis mind hämmastas mõnevõrra, ma olin eelmine aasta kevadel, olin oma pojaga Berliini lähistel, seal on üks tohutu akvapark, see, kus oli kunagi see Zeppelin üleval, eks ju, see ehitatud veel 100 aastat tagasi. Ja praegu selles angaaris on tehtud üks tohutu suur akvapark ja väga ilus, mugav ja nii edasi. Ja ma pean sulle ütlema, et seal oli eestlasi rohkem, kui ma olen seda kunagi näinud Narva-Jõesus. Saad aru? Küsimus on hinnas, et aasta tagasi võis mõnikord osta lennukipileti Berliini mina näiteks, kui läksin, siis üks pilet ühes suunas maksis mingi 18 €, tagasi oli kallim mõnevõrra, aga ja nagunii see lõi sellise situatsiooni, kus sul lapsega minna Berliini lähistel akvaparki on palju odavam, kui tulla Narva-Jõesusse või Pärnusse. Selles on ka mingi point, eks ju, miks neid külalisi nii vähe on? No vaata, küsimus ongi selles, et piir on nii kinni pantud, et varsti sa hiir ka läbi, nagu meil osa aktiivseid poliitikuid siin tänapäeval, kellel on isegi ministri amet antud. Et kui kinni see piir täna siiski on? Piirist saab küll üle, aga autoga sa ei saa, bussiga sa ei saa, sa pead jalgsi minema, see pole sugugi mugav. Vaata, kõik need piirid panid kinni inimesed, kes lihtsalt ei tea oma naabreid. 16. aastal ma korraldasin ühe ürituse Peterburis, võtsin selle riigieelarve kontrollikomisjoni liikmed, kutsusin nad ja nad kõik läksid ka. Ja me käisime Peterburis kohtumas Leningradi oblasti Dumaga. Tähendab, mul oli konkreetne projekt, ma tahtsin sealt leida tööd meie vee ehitusfirmadele, tähendab, meil hakkasid lõppema need veeprojektid, mis olid Euroopa rahastamisega, aga Venemaal siis algasid föderaalse finantseerimisega veeprojektid mitmes oblastis, sealhulgas ka Leningradi oblastis. Ja ma üritasin kuidagi leida tööd, sest meil on palju spetsialiste, mida tollal Venemaal puudus, neil on neid töid, mida saaks täita. No normaalne selline koostöö, kus igaüks saab teatud kasumi. Aga siis kui me läksime, siis piiri peal minu kolleegid tegid nalja, et lähme näljasesse riiki, eks ju, kus tõenäoliselt peame 3 päeva nüüd nälgima. Kahju, et ei võtnud võileibu kaasa ja nii edasi. Ja ma ütlesin autojuhile, et kuule, et Kingissepas, see on umbes 20 kilomeetrit piirist, sõidame ketipoodi, selle nimetus on Pitjoročka ja see on väga tavaline selline, midagi sellist lillitaolist, tähendab, see ei ole mingi super, mingi suur mahukas selline nagu Lenta näiteks,
mis on iga selline lendakauplus on 5-10 korda suurem kui tavaline supermarket, eks ju. Ja me läksime sinna ja mehed jäid vait siis, kui nad nägid kogu seda kaubavalikut, mis oli välja pandud, kus juures see kõik maksis üsna kõvasti odavamalt kui Eestis. Tähendab, inimesed usuvad seda jama, mis nad näevad telekas, mida neile räägitakse raadiost, nad vaatavad seda kriminaalset Venemaad seriaali, mida on filmitud Ukrainas ja teile näidatakse nagu Venemaad, eks ju, ja usuvad, et Venemaal ongi niiviisi. Ja nad kuidagi ei võta pähe, et riik, mis ehitab aatomjäälõhkujaid, no kurat, iga normaalne inimene ikka peaks ette kujutama, et see on mingi tohutu kõrgete tehnoloogiate hulk, mida peab seal ära kasutama ja neid tehakse, kurat, pakikaupa lausa. Ja ikka mõeldakse, et see on mingi vale naabri hinnang toob sulle hädasid tulevikus. Selles on see asi. Aga need inimesed, kes seal Stenbocki majas istuvad, nad elavad selles narratiivis, et seal on kõik kehva ja majandust ei ole, aga kuule, mäletad, oli selline president USA-s Obama. Mäletan. See on see sama mees, kes 12 aastat tagasi ütles, et Venemaa majandus on rebitud tükkideks. Ja palju sanktsioone peale seda on siin sisse toodud. Palju on kõike arestitud, kurat elab edasi, eksisteerib edasi ja Moskva, ma võin sulle öelda, on ilusaim linn maailmas praegu ja kõige mugavam. Ja need pole minu sõnad. Iga ameeriklane, kes seal ära käib ja pärast teeb mingi video oma Twitterisse või YouTube'i, eks ju, räägib täpselt sama juttu, sest seda, kus juures sa ei pea seda uskuma, sa võid seda vaadata. Ise ära kontrollida, kas see on nii või ei ole. Aga meie inimesed elavad teises narratiivis, meie juhid. Ja nende huvides... Ja juhid täpselt nagu Narvaski, et kohe tulevad inimesed tänavale ja hakkavad kõvasti möllama, sellepärast soojushinnad on nii kõrged. Aga ma küsiks nüüd, et kas volikogu on arutanud, et mida me edasi peame tegema, että kellega me peame suhtlema selleks, et pidada läbirääkimisi, et need hinnad alla saada. Kas sa poes käid? Käin iga päev. Kas on midagi, mis sulle meeldib, aga viimasel ajal on liiga kalliks läinud? On. Kellega sa kavatsed sellel teemal rääkida? Naisega, Leeriga. Stopp. Sul on vaja hinda alandada. Sinu loogika järgi on võimalik meie maailmas selline asi, et ma lähen selle organisatsiooni juurde, kes müüb mulle ja mulle tundub, et see on liiga kallis, ma räägin temaga ja ta võtab selle hinna alla. Toomas, no see ei ole ju täiskasvanud. Võta peaminister Mihhail ka kaasa. Kurat. Sa oskad ikka niiviisi rääkida, isegi minu paned tupikusse, kurat. Ja kui Michal peaministri võtab kaasa ja palun lahendame selle küsimuse ära Narva rahva jaoks, sest tema ütles, et tema töötab iga päev Eesti rahva hüvanguks. No selles mõttes, kui huumori mõttes, siis jah, kuule, kindlasti võtan, jah, muidugi. Aga ütle nüüd, kas... selle nüüd, kui nagu ma enne ütlesin, Trump tegi taotluse ja Poola ütles ka, et see Poola peaminister, et rohehullusega tuleb asi ära lõpetada. Äkki teete ühise kirja Eesti Vabariigi valitsusele, et anda vabaks, et te saate omal hakata tootma energia, soojusenergiat, sest teil on kõik olemas, isegi kivisüsi on olemas ja kus seda teha, see jaam on ka olemas. Kas sa mäletad suhkrutrahvi? Mäletan. Milles oli asi?
asi oli selles, et keegi oli sisse ostnud rohkem suhkrut, kui mingi lepinguga oli see konkreetne see mahus, eks ju, ära defineeritud. Oli nii? Oli. Ja mitusada miljonit see läks meile maksma. Kas sa kujutad ette, kui me hakkame rikkuma neid kokkuleppeid, mis on alla kirjutatud kuskil Euroliidus, kui kalliks see läheb maksma Eesti riigile? See ei ole võimalik lihtsalt sellepärast, et see ei ole võimalik. Seda olukorda saab muuta ainult teiselt poolt, Brüsselist. Kui Meil on Kaja seal. Meil on Kaja seal. Kaja Kallas. Kuule, sa ikka teed nalja ja meil on jälle see huumorimeel vist nii erinev, et ma ei saagi aru mõnikord, kui sa nalja teed. Meil on peaminister olemas. Meil on Eurokomisjoni liige Kaja Kallas. Siis on meil eurosaadikud. Meil on kõik olemas selleks, et oma olukorda parandada siin Eesti riigis. Meil ei ole mitte midagi. Need inimesed, kes võetakse Eurokomisjoni ja need inimesed, kes kiidetakse heaks riiki juhtima, need on kõik koos kõlastatud sealt samast Eurokomisjonist. Sinna juhuslikult ei pääse mitte keegi. Olla seal, see tähendab vanduda neile ustavust, mitte oma riigile. Ja seda nad teevad. Nii tegi Simson energeetikakomissarina, nii hakkab tegema ja juba teeb ka Kallas. Ja neil on ükstaspuha, neil on üks peremees. Praegu see juhuslikult on Ursula von der Leyen. Nad on vandunud talle ustavad olla. Ja nad jätkavad seda. Sa tead, kui palju nad teenivad seal? Ei tea. Tegelikult Postimees on mõned aastad tagasi need arvud avaldanud. Ja seal on 300-400 000. Ja ma väga kahtlen selles, et see on kõik. See on aastapalk. See on aastapalk. Aga kui sa oled seal 8 aastat, siis tulemuseks sulle ju makstakse veel selle staffi peale, tervise, kindlustus, kõik need sõidud ja muud värgid. Ja tulemuseks on see, et igaüks, kes seal veedab 2 aega, see tähendab 8 aastat, lahkub sealt miljonärina. Kas sa tunned palju inimesi, kes olles olukorras, kus on vaja valida olla miljonär eurodes või olla oma riigi huvide kaitsel ja selle nimel kannatada ja siis tõenäoliselt tulebki kannatada, et nad valivad selle teise osa. On sul palju selliseid tuttavaid? Ja kui palju nende hulgas on neid, kes saavad rahva toetuse ja kes valitaksegi sinna? Toomas, no auga, no see on ju selline täitsa lapse jutt. Kas sa tõesti usud, et keegi inimene, kes on juhuslikult praegu peaminister või eurokomissar, et see hakkab meie huvisid kaitsma? Ei, ma ei usu seda. Neil on hoopis teised eesmärgid. Mul siin mingeid kahtlusi ei ole. Mul on ainult üks küsimus. Miks Eesti rahvas seda ei näe? Aga see on teie asi. See on see, kuhu mul on sissekäik keelatud. See on meie kõigi asi. Ma tahan su käest küsida, et sa olid, kui pikalt sa Riigikogus olid? No 6 korda 24 miinus need mõned aastad, kui ma pidin valima volikogu ja Riigikogu vahel ja no ei saanud mõlemas kohas olla üheaegselt ja ma tegin valiku Narva kasuks. Nii et 24 miinus mingi 5 aastat, 19 aastat puhtalt. Ja no ma olin koos sinuga ja sellepärast sa valdad seda riigi sisemispoliitikat väga hästi. Sa olid seal ligi, sa küll ei saanud kulpiga keerata, kuigi Keskerakond oli ka sinu ajal valitsuses. Aga vähemalt sul on suured kogemused ja arusaamised, kuidas see kõik toimib ja seda ongi vaja inimestel rääkida ja sa teed seda väga hästi.
Kahjuks minu keel, eesti keel on muutunud selliseks puukeeleks ja vanus ka töötab, eks ju, mul on vene keeles juba mõnikord imelik rääkida ja tähendab, jah, ma istun raadios ja mõnikord vestlen, aga see on ainult sellepärast, et mulle meeldib Viktoriga siin olla ja temaga ühel või teisel teemal rääkida. Tegelikult ma saan aru, et see on nagu hundi ulgumine öösel, on olemas kuu, eks ju, ja selle kuu peale me laulame selle laulu. Mitte kellelgi ei ole sellest ei sooja ega külma. See on sul õige. Mõistaksin suurepärast, aga ütle mulle 8. veebruaril ühendame ennast Venemaast lahti ja eile ma tegin siin saadet ja siin oli mul lihtne elektri kõrval, kes oskas rohkem rääkida kui mõne kõrghariduse või 2 kõrghariduse saanud elektrijuht. Aga ma küsin sinult, et kas Narvas on ka paanika, et peab nädalaks endale leiba, saia ei ole vaja, osta pärast leib on ja vett ja siis mingisugune küünal, et näed, kuhu lähed? Otsest sellist paanikat näha ei ole, kuigi iga normaalne inimene kuskil veebruari alguses võtab teatud meetmed ette, mingid konservid, kuivikud, eks ju, küünlad ja nii edasi, igaks juhuks. Ma selgitan, miks mina hakkan seda tegema. Ma teen seda igaks juhuks, aga lähtuvalt sellest, et ma pole kuulnud ühtegi energeetikut, tõsist inseneri, kes oleks tegelenud just nimelt energeetikaga, kes oleks öelnud, et läheb niiviisi, niiviisi ja niiviisi. Kurat, jälle need poliitilised pead, kes räägivad, et kõik on korras, kõik on proovitud ja nii edasi. Te täpselt sama rääkisite Auvere jaamast, täpselt sama te rääkisite 11. plokist, täpselt sama te rääkisite õlitehasest Narvast, mis ükski asi algusest peale ja kuude jooksul pärast ei eksisteerinud. Ja siin, nagu ma aru saan, võib tekkida selliseid probleeme, mida spetsid, profid, neid näevad, aga neid praegu keegi ei küsi. Ja tead, mul jääb puudu sellest jutust, mis oleks peetud teadlastega. Meil on ju Tehnikaülikool olemas, seal on vastavad spetsialistid olemas. Miks poliitikud räägivad omavahel, rääkides energeetikast ja ei räägi teadusinimestega? No siin üks minu vana hea tuttav Toomas Matson, keda ma pidevalt loen ja huviga vaatan tema arvamusi, eks ju, tema soovitas lugeda Alar Karise artiklid sellel teemal, et miks poliitikud ei räägi teadlastega. Karis oli kirjutanud selle artikli, kui mind mälu ei peta, 2012. aastal ja pealkiri oli umbes selline, et miks koerad ei räägi kassidega. Et vaata, 12 aastat on läbi, tollest juba ajast, eks ju, ja ikka pole midagi muutunud. Mind häirib see, et ükski prof pole sellel teemal sõna võtnud. Kõik need, kes räägivad valitsuse poolt, minu arvates on puhtalt diletandid. Neil selja taga peavad seisma tõsised teadlased, kui nad juba teevad midagi, mis võib ohustada riiki. Ja sellepärast ma tatikese kardan, jah, sest ma tean, et neid uskuda ei saa. Lihtsalt ei saa. Nii, aga Narvas on praegu üsna rahulik, vaatame, mis seal lähemal veebruaril hakkab toimuma. Praegu igastahes seda keegi sellise mingi eluohtliku olukorrana ei näe. Elame, näeme. Aga ma tahan su käest lihtsalt küsida, et kui meie naaber Soome, keda me alati kiidame ja näed, võttis laeva kinni, mis tõmbas siis trassi puruks, elektritrassi või juhtme ja lõpuks tuli välja, et ei tõmmanudki. Ja tema ei lõpeta Venemaaga siis elektri ostmist. Ta ei tõmba seda, nagu öeldakse, seda lülitit välja.
no kui ta teeks seda, siis ta oleks, noh, ma ei saa öelda kus, aga sa saad aru, kus ta oleks. Ja noh, piisab sellest, et me täna lugesime, Viktor, kui palju seal oli see majanduslangus Soomes? Mingis 7% või? ERR-i uudistes oli täna. Kas 5 või 7? Kuule, seda, kui keegi mulle oleks öelnud, et jummal küll, et Soomes on see võimalik, et niiviisi majandus läheb alla, käib alla. Kuule, no ma poleks lihtsalt uskunud. Aga see toimub ju. Aga vähemalt nad on natikese, aga siiski targemad kui meie omad. Vähemalt energeetika küsimustes. Aga ütle mulle, kuidas sa suhtud nendesse tuulegeneraatoritesse, mille vastu on hakanud Eesti rahvas juba protestima julgemalt ja valitsus on väga hädas. Eile üks vallavanem kutsus appi, no teie ei ole valitsust sinna appi kutsunud, et needki hinnad on kõrgelt, aga see vallavanem nutuse häälega teatas, et valitsus peab ruttu appi tulema, sest inimesed ei taha tuule neid püsti panna, neid, mis nad on seal. Et protestivad ja inimesed on väga kurjad, et kuidas sina sellesse suhtud, et Eestimaal neid tuule, mis nad on tuulikud, jah? Ma hiljuti lugesin mõni aeg tagasi üht artiklit, mis mind väga hakkas huvitama, ma hakkasin vaatama, seal läks edasi see loogika, ma otsisin veel mõned artiklid välja, vaatasin neid ja selgus huvitav asi, millest ma varem pole kuulnud. Tuulik töötab mingi 20-30 aastat, peale seda on vaja see tehnika lihtsalt utiliseerida, eks ju. Ja tuleb välja niiviisi, et selle tuuliku matmine, ümbertöötlemine, üstaspoha, mis sõna sa ütled, tähendab, see maksab mõnevõrra rohkem, kui ta on kasu andnud kogu oma eluajal. See on mingi hullu maja. Me teeme midagi, alustame selliseid protsesse, mida me ei tea, kuidas me hakkame pärast lõpetama. Üks asi, kui sul on mingi tohutu territoorium, kui sa elad sellises riigis nagu USA näiteks ja sul on isegi kõrbed olemas, noh, ma olen Google'i selles kaartis vaatanud, kuidas näevad välja näiteks lennukite, kuidas neid nimetatakse nüüd, kalmistud või surnuaiad, mingid 20 ruutkilomeetrit, mis on täis vanu lennukeid, mida ei ole võimalik ümber töödelda, nad lihtsalt seal seisavad ja ongi kõik. Kui sul on sellised territooriumid olemas, kuhu sa need tuulikud võtad lahti ja tassid sinna ja enam sul pea ei valutab, siis on üks asi. Mida me hakkame Eestis tegema nendega? Mida need, kes meie järel tulevad, mida nad hakkavad nendega tegema? Kuidas nad hakkavad neid ümber töötlema? Ükski naaber ei nõustu seda vaeva endale võtma, nii nagu radioaktiivsete jäätmetega on, et mõned riigid võtavad enda peale nende töötlemise. Kuidas olla? Kuidas elada olukorras, kus praegu meil kogu aeg räägitakse, me valmistame uut puhtemat maailmat meie laste jaoks. Meie lapsed ja lapselapsed ongi need inimesed, kes hakkavad vanduma. Mis kurat, te panite paika neid tuuleparke, mida nendega nüüd teha, kui nad enam ei toimi? Mida nendega teha? Nii et alustades sellest ajast, kui ma sain teada, kuivõrd kallim on see tuuleenergia, kui see, mida toodetakse meie Narva ja Eesti elektrijaamades, ma olen üsna skeptiline nende suhtes olnud. On muidugi selliseid olukordi, kus see on eluliselt vajalik, kus kõrgepingeliini ehitamine läheb tohutult kalliks ja võtab liiga palju maad enda alla, siis jah, kuskil saare peal näiteks, miks ka mitte. Aga jällegi, ma veel ammusest ajast mäletan, kuidas
Saaremaa oli see või Hiiumaa, aga seal protestiti isegi nende tuulikute vastu, mis seisid niiviisi, et ühtegi küla läheduses ei olnud. Ja nagunii inimesed nägid enda jaoks ja enda laste jaoks ohtu nendes. Ja kõik läheb edasi nagu käis, mitte keegi ei küsi ja kui on vaja, mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Nii, küsin veel, et on väga kõvad arutelud ja isegi on välja vaadatud, et Eestisse aatomelektrijaam püsti panna, aga siin on, eile me ka sellest arutasime, et siin on üks küsimus, kuhu need jäätmed panna, Venemaaga oleme tülis, sinna saab viia, Ameerikas on väga kauge, läheb nii kalliks maksma, ei ole mõtet panna, mis sa arvad sellest? Sa usud ikka, et see ehitakse või? Ma tea, aga valitsusele väga küntel, käed on puusas ja. Ma kujutan ette, kuidas seda hakatakse, kas sa mäletad, kuidas lõppes see lugu tselluloosi tehasega Tartumaal? Mäletan. Ja miks sa arvad, et selline asi nagu elektrijaam, mis on muidugi palju puhtem kui tselluloosi tootmine, aga siiski inimesed seda kardavad isegi rohkem kui tselluloosi. Et see ei tekita proteste. Muidugi tekitab. No hea küll. Praegu see firma, mis selle planeerimisega tegeleb, teatas, et neil on finantsprobleemid ja nad isegi vähendasid palkasid oma töötajatele ja seda raha, et palka maksta, neil on mõneks kuuks jäänud. Ma jällegi, kui ma räägin sulle mingist uudisest, siis on ainult see, mis ma võtan ERR-ist. Mina muid asju siin raadios ei tsiteeri. Seda, mida ma loen ja näen teistest allikatest, me siin nendes raadiosaadetes ei kommenteeri ja ei tsiteeri. Aga tähendab, saab üles pandud, oletame. Ja siis on teil võimalusi täpselt 2. Üks võimalus on viia need radioaktiivsed jäätmed Ameerikasse. See protsess on tohutult kallis, jah, selles on sul õigus. Kõrval on Venemaa riik, mis võtab neid jäätmeid töötlemisel sel lihtsalt põhjusel, et ta paneb need jäätmed jälle tööle. Need puhastatakse, sorteeritakse ja seal on selline tehnoloogia, mis võimaldab seda, mida teie peate prügiks, veel kord täie mahuga kasutada. Aga suhted on jah sellises viimases staadiumis, et nagu väidavad meie poliitikud, siis 28. aastal algab sõda. Nad ju räägivad seda, eks ju. Nad ei tea, mis juhtub homme. Aga nad oskavad meile valetada, mis juhtub 28. aastal ja kus juures rahvas neid usub. No enamus. Siis on selline tore väljapääs kokku leppida, näiteks Prantsusmaaga, seal on neid aatomelektrijaamu tohutult palju. Vaikselt need jäägid sinna viia ja siis Prantsusmaalt juba Venemaale peale seda, kui Eesti jäätmetest on tehtud juba Prantsuse. Ja muidugi igal etapil tuleb juurde maksta. Väga kõvasti. Nii et kui sa lähed tülli naabriga, mõtle ette, millega see võib lõppeda. Näed, praegu sa hakkasid rääkima aatomelektриjaamast ja äkki selgus, et see kõige odavam elektri saamise moodus muutub meie jaoks üsna kalliks, sest me ei tea, mida me nende jäätmetega hakkame tegema. Ja sellest ei räägi täna keegi? Tõenäoliselt ma arvan, et kõik saavad aru, et unistusest selle realiseerimiseni on nii umbes 10–20 aastat ja oma 12–15 miljardit. Tunne huvi näiteks, kuidas on Soomes aatomelektриjaama ehitamisega. Seal on selline huvitav lugu, et
omal ajal nad keeldusid Venemaa abist selle ehitamisel, hakkasid seda tegema ise ja kui mind mälu ei peta, ma võin eksida, aga ma loodan, et ma mäletan õigesti, nad pidid selle jaama lõpetama vist kas 18. või 19. aastal. See on seniajani lõpuni ehitamata. Nii, siin ma ei tea, peaks kontrollima vajaduse korral, ma lõikan selle tükikese välja, sest aastaid ma ei mäleta, aga igal juhul seal läks aastateks venima see protsess. Selge, mul on siin küsimusi küll, aga ma tänan sind ja raamatut ikka kirjutad veel või? Ei, sellel ei ole nüüd suurt mõtet, sest ma saan raamatu ideest lahti lõplikult ainult siis, kui ma näen teda, siis kui ta juba trükist on tulnud, siis ma vabanen sellest. Aga nii kaua, kuni mul on üks käsikiri ja see on mul olemas juba 2 aastat, aga ma ei saa seda trükki panna, siis ma pidevalt jätkan selle kallal töötamist ja see töö on lihtsalt lõpmatu ja ma lihtsalt ei raatsi alustada uut tööd, enne kui see pole publitseeritud, nii et 4. romaan mul vedeleb kuskil sahtlis ja nii kaua, kuni see paberile ei saa, mul motivatsioon lihtsalt puudub. Nii et tegime siin koos Viktoriga ühe õppevahendi, võtsime käsile A2 taseme eksami ja tegime töövihiku, mis aitaks inimestel esiteks aru saada, mida temalt eksam nõuab ja seal on 48 harjutust, kus ta võib teha neid ülesandeid, kirjalikke ülesandeid, see on kirjutamine A2, selle nimetus, eks ju, seal on kõik vajalik grammatika, vajalik sõnavara, on näidised, kusjuures mitu tükki iga töö kohta. Me tegime üsna tagasihoidliku tiraaži, jumal tänatud, et ei hakanud tegema seda teist sumat, eks me Viktoriga siin hirnume omavahel. Ja pärast selgus, et tegelikult vajadus puudub, kuigi kõik räägivad, et kirjutakse eksamil palju halvemini, kui tehakse teisi osi. Nii et planeeritud oli 4 osa, et iga eksami osa saaks oma õppematerjali, aga me jäime stoppama esimese peal, sest realisatsiooni ei ole. Nii et sellised lood, see on normaalne tänase elu jaoks, lihtsalt teed mingi vea, võtad sellest õppust ja enam seda teed pidi ei lähe. Selge. Aga ma soovin teile seal eesotsas sinuga Narva volikogule rahulikku meelkindlalt juhtimist ja mis kõige tähtsam, suhelge oma kodanikega, käige või ükshaaval läbi, ärge tänavale tulme, see ei anna teile midagi, lihtsalt vaenlastele rõõmu. Toomas, väike täpsustus, eesotsas Tatjana Stolfatiga, see on minu kolleeg, me oleme ühes fraktsioonis, mina olen realiige ja kui ma hakkasin juba parandama, siis ma parandan teise asja ka, sa ütlesid seal 8. veebruar, tegelikult 9. veebruar. Et need lahkuminemise tööd hakatakse tegema 7. ja lõpp siis tuleb 9. Nii et 3 päeva on meil ees, kus me ootame igasuguseid üllatusi ja pärast juba ju mina tahan, et ma ei loe lehest, et Narvas on üllatused, inimesed tulid vihaselt tänavale, et nad ei tuleks, selleks on teil seal juhid olemas ja tehke kõik selleks. Ma soovin teile jõudu ja jaksu ja suhtleme ikka ja teeme saateid. Aitäh sulle, Toomas, ja kõik head abikaasale tervitusi. Aitäh ja teile head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Aitäh, et olite meiega. Kella päeva jäänud.